Armsad sõbrad, ma tänan südamest Märjamaa koguduse õpetajat Illimar Toometit, kes on andnud mulle võimaluse jagada teiega mõtteid palvetamisest. Minu ettekande teemaks, sellisena nagu see oli esialgu välja pakutud, on palvetamine koos Maarja ja pühakutega. Sellest ma püüan kõnelda, aga võib-olla veidi teisest vaatenurgast, kui ehk pealkiri võiks esialgu arvata lubada. Aga enne kui ma hakkan teiega oma mõtteid jagama, ma tahan koos teiega palvetada. Kõige väeline Jumal, me täname sind sinu armu ja halastuse eest ja usaldame ennast selle hoolde. Valgusta meid oma püha vaimuga ja luba, et need mõtted, mida me mõtleme ja üksteisega jagame, oleksid kooskõlas sinu tahte ja sinu mõtetega. Õnnista, valgusta ja juhata meid ka täna oma püha vaimu läbi. Jeesuse Kristuse, meie Issanda nimel. Aamen. Niisiis, palvetamine koos Maarja ja pühakutega. See on teema, mis mulle välja pakuti. Eks te kohe kuulete, mis sellest tegelikult sündis. Ja ma alustangi kõigepealt sellise hoiatusega, et kuigi võib arvata, et mu ettekande teemast lähtuvalt ootavad kuulajad, et kõnelen eeskätt Maarjast, Jumala emast ja pühakutest, pean ma hädavajalikuks alustada siiski hoopis sellest, mis õigupoolest on palve. Vahest kõige tuntum palve definitsioon pärineb pühalt Aquino Toomaselt, kelle sõnul on palve meele ehk hinge ja südame pühendunud ülendamine Jumala poole täiuslikus andumuses. Niisiis ei ole palve tegelikuks sisuks, tähenduseks ega eesmärgiks mitte Jumala nii-öelda informeerimine meie vajadustest või temalt millegi küsimine, nõudmisest rääkimata, olgu meile endale või kellelegi teisele, vaid viimse eesmärgina Jumalaga üheks saamine. Ning et see võiks võimalikuks osutuda enda täielik usaldamine tema kätte ja tema hoolde. Sellest tulenevalt võime palvet defineerida ka märksa lihtsamalt. Palve on lapse usalduslik kõnelus isaga või isegi mitte kõnelus selle sõna tähttähelises mõttes, vaid pigem oma isaga koos olemine. Nii lähedaselt kui võimalik. Parim pilt, mille oskan selle illustreerimiseks tuua, on väiksest lapsest, kes on pugenud oma isa sülle, kellel isa õrnalt ja samal ajal tugevalt ümbert kinni hoiab ning kes ei peagi midagi ütlema, vaid lihtsalt vaatab täis aukartust ning sõnul seletamatut usaldust ja turvatunnet julgelt oma isa silmadesse, jälgides tähelepanelikult kõike, mida isa teeb, temaga ka seeläbi üheks saades, et palju aastaid hiljem võtab ta samamoodi ühe uue väikese lapse oma sülle ja hoiab teda samasuguses õrnas, ent samal ajal kindlas embuses. Kahtlemata on selleks vaja usku. Niisiis on tõeline palve alati ka usuakt. Isegi siis, kui see võib olla sõnastatud justkui vastupidiselt. Näiteks ma usun, aita mind mu uskmatuses. Või koguni, mine minu juurest ära, Issand, sest ma olen
patune mees. Mis on usk? Hebra kirja 11. peatüki alguses seisab usu definitsioon, mille eestikeelsed tõlked ei tee asja minu arvates mitte selgemaks, vaid pigem segasemaks. Eriti see kõige uuem, mis paneb mind oma mitte midagi ütlevusega lihtsalt õlgu kehitama. Usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus. Kui see definitsioon peaks kedagi aitama, siis on minu meelest tegemist äärmiselt targa inimesega. Aga vaatame teisi tõlkeid. 1989. aasta Uue Testamendi tõlge on sellest viimasest parem. Usk on aga kõige loodetava olemus, alles nähtamatute asjade olemasolu tõestus. Nendest mõlemast märksa parem on aga 1968. aasta tõlge. Aga usk on kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse, ja veendumus selles, mida ei nähta. See tõlge rajaneb üsna selgelt 1739. aasta tõlkel, mis on küll vanamoeline, ent isegi veel selgem. Aga usk on kindel lootus nende asjade peale, mis veel oodatakse, ja nende asjade märku andmine, mis ei nähta. Siiski tundub mulle, et ükski tõlge ei anna edasi algteksti tegelikku mõtet, mis tuleb esile, kui vaatame selle salmi konteksti Hebra kirjas. Eelnevalt on lugejaid hoiatatud ärataganemise eest ning julgustatud ustavaks ja usus kindlaks jääma. Definitsioonile järgneb pikk loetelu Vana Testamendi usukangelastest, kellest enamus pidi kogema ränki kannatusi ning koguni oma elu jätma või vähemalt erinevate katsumuste ja teadmatusega neid ees ootava suhtes tõsiselt rinda pistma. Niisiis on usk Hebra kirja 11. peatüki 1. salmi definitsiooni järgi oskus ja valmisolek näha asju nii, nagu need on tegelikult, mitte nagu need võivad paista. Ning sellest võrsuv tuleviku lootus, mis trotsib isegi silmaga nähtavat, nii-öelda ilmselget, ja kindel kõikumatu usaldus Jumala vastu, kelle käes on kõik. See tähendab, et usu mõiste kattub suurel määral sellega, mida ma ütlesin ennist palve kohta. Võime selle illustreerimiseks kasutada täpselt sama pilti oma isa süles istuvast lapsest. Selle erinevusega, et kui enne oli meie tähelepanu suunatud last oma embuses hoidvale isale, siis nüüd võime mõelda ka sellele, kuidas too laps oma väikeste käekestega oma isa ümbert või tema kaela ümbert kinni võtab ja nii kõvasti pigistada katsub, kui jaksab. Ise lootusrikkalt küsides, kas on valus? Vahemärkusena, muidugi on isal, tollel suure algustähega isal valus, sest iga tõeline armastus, eriti aga Jumala oma, täiesti võrreldamatul viisil on rist. Keegi võib nüüd öelda, et selline usk on ju pime. Ma vastan, et kindlasti mitte. Selline usk tähendab tõeliselt nägemist. Nagu öeldud, asjade nägemist nii, nagu need on tõeliselt, mitte nagu need võivad väliselt või esmapilgul paista. Kreeka keeles kasutatakse siin sõna hypostasis, mida võiksime antud konteksti tõlkida kui millegi
või kellegi tõeline olemus. Kas väikse lapse usk oma isasse, tema tingimusetu usaldus isa suhtes on pime? Võib-olla. Aga kes meist ei tahaks jälle kord kogeda sellist usku ja usaldust ning sellest võrsuvat turvatunnet, kindlat teadmist, et toimugu ümberringi mis tahes, kõik on ikkagi korras, sest ma olen oma isa süles. Mitte asjata ei too Jeesus tõelise usu ja tõelise suuruse kirkaimaks eeskujuks lapsi, vastates jüngrite küsimusele, kes on suurim taevariigis, nõnda. Tõesti, ma ütlen teile, kui te ei pöördu ega saa kui lapsed, ei pääse te taevariiki. Kes nüüd iseennast alandab selle lapse taoliseks, see on suurim taevariigis. Ja kes iganes ühe niisuguse lapse võtab vastu minu nimel, võtab vastu minu. Selle juurde tuleme pärastpoole põgusalt tagasi, siis kui hakkame rääkima pühakutest taevas. Niisiis, vahekokkuvõttena, palve on hinge ja südame taoline ülendamine Jumala poole, mis rajaneb usul ja võrsub usaldusest ning ühtlasi kinnitab sedasama usku ja usaldust. Palvel on kahtlemata erinevaid vorme. Ma ei hakka neid lähemalt puudutama, nimetan vaid, et peamisteks neist on vaatlev palve, mõtisklev palve, ülistav palve, tänupalve, tunnistav palve ja nõndanimetatud palumispalve. Viimane võib oma sisust tulenevalt olla väga erinev. Näiteks patutunnistus, ahastushüüd, appikutse hädas või lihtsalt Jumalalt mingite konkreetsete asjade palumine, olgu iseendale või eestpalves kellelegi teisele. Kõiki neid palveliike või vorme ühendab aga või vähemalt peaks ühendama üks ja seesama. Usus Jumala ette tulemine ning enda või selle, kelle eest palvetatakse, siiras Jumala kätte usaldamine. Pisut põhjalikumalt tahan ma ka käsitleda palve erinevaid astmeid ja nimelt 3 kõige olulisemat, mis suurel määral vastavad ka inimese vaimuliku elu või vaimuliku kasvamise 3 astmele, milleks on puhastus, valgustus ja ühendus või üheks saamine. Rõhutan siinkohal, et neid 3 astet ei tohi üksteisele vastandada ja neid ei saa ka mõista rangelt üksteisele järgnevatena, kuna enamasti need kattuvad kogu inimese maise elu jooksul ning peamiseks muutuseks, juhul kui tegemist on tõelise vaimuliku kasvuga, on see, kui suur osa ühel või teisel neist erinevatest astmetest või tahkudest inimese elus parajasti on. Puhastus tähendab ilmselgelt seda, mida see sõna ütleb. Inimene peab saama puhtaks, vabaks patust ja süüst ning kõigest sellest, mis teeb ta patule vastuvõtlikuks või suunab teda patustama. See tähendab pahedest, halbadest harjumustest ja kalduvustest. Kuna me teame, et mitte ainult pühapäevase kirikus või laupäevase pihilkäigu juurde ei peaks kuuluma oma südametunnistuse läbikatsumine, patutunnistus ja kahetsus, vaid nendega tuleks vähemalt lõpetada iga päev kuni elu lõpuni. Muide, vana tava järgi kuulub patutunnistus tegelikult ka päeva alguse juurde. On selge, et see ei ole inimese elu, inimese vaimuliku elu olemuslikuks osaks mitte ainult selle alguses, vaid alati. Ometi
peaks siin leidma aset teatav muutus. Mitte selle näol, et inimene tunneb ennast vähem patusena, vaid selle näol, et üha väiksemad ja väiksemad patud ning üha väiksemal hulgal patte teevad talle üha rohkem valu, nii et ta on valmis ja võimeline üha vähem ja vähem patustama. Valgustus on teatavas mõttes vastus neile otsingutele või sellele hingekarjele, mis täidavad kogu inimese elu ning ka tema mõtteid ja südant siis, kui ta hakkab kogema ja mõistma oma patusust ning lootusetut olukorda. See on piltlikult öeldes nagu valgusvihk, mis teeb pimedasse ruumi suletud inimesele nähtavaks ukse, mille kaudu tal on võimalik oma vangistusest välja pääseda. Või veelgi täpsemalt öeldes, see on uksest kumav valgus, mis näitab inimesele väljapääsu teed tema väljapääsmatust olukorrast. Ja selleks ukseks on muidugi, nagu ta ise ütleb, meie õnnistegija Jeesus Kristus. Ja see tähendab, et tegelikult kujutab valgustus endast seda, et inimene hakkab nägema Kristust kui oma ainsat lootust ja lunastajat, teeb otsuse talle järgneda ja järgnebki. Sellise vapustuse ja sellele järgnenud valgustuse näiteks on kas või seesama Peetruse kutsumise lugu, millest ühte lauset ma ennist juba tsiteerisin. Aga nüüd veidi pikemalt. Aga kui Siimon Peetrus seda nägi, langes ta maha Jeesuse põlvede ette ja ütles, mine minu juurest ära, issand, sest ma olen patune mees. Sest hirm oli haaranud teda ja kõiki, kes olid temaga, kalasaagi pärast, mille nad olid püüdnud. Nõnda samuti oli ka Sebedeuse poegade Jaakobuse ja Johannesega, kes olid Siimona kaaslased. Ja Jeesus ütles Siimonale, ära karda, nüüdsest peale pead sa püüdma inimesi. Ja kui nad olid paadid kaldale vedanud, jätsid nad kõik maha ja järgnesid talle. See ei tähenda, nagu oleks Peetrus pärast seda kogemust olnudki lõplikult nii-öelda valgustatud. Ei, ta pidi käima veel pika tee ja kiriku pärimuse järgi ei olnud ta oma viimastel elupäevadelgi veel selle lõppeesmärgini jõudnud. Alles siis, kui ta oli valmis Kristuse ja tema karja eest märtrina surema, võime öelda, et ta oli tõeliselt valgustatud. See tähendab, meenutame nüüd ennist Heebrea kirja põhjal usu kohta öeldud, sai tõeliselt nägijaks. Aga kuigi see lõplik valgustatud saamine võtab ilmselt meil kõigil enam-vähem sama kaua aega kui Peetrusel, see tähendab kuni elupäevade lõpuni, on sellegagi samamoodi nagu puhastusega. Nii selle kvaliteet kui kvantiteet. Võime öelda ka selgus ja põhjalikkus või suurus peaksid aja jooksul muutuma. Kristlane peaks oma vaimuliku kasvamise käigus üha enam lähenema apostel Pauluse poolt sõnastatud ideaalile. Nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus. Paneme tähele, et Paulus rajab selle ideaali saavutamise mitte inimese oma püüdlustele ega tublidusele, vaid üksnes Jumala armule Kristuses. Ta jätkab, ja mida ma nüüd elan ihus, seda ma elan usus Jumala pojasse, kes mind on armastanud ja on iseenese loovutanud minu eest. Kolmas vaimuliku kasvamise ja usuelu aste või tahk on ühendus. See on ühtlasi ka eesmärk, mille poole oleme teel, et Jumal oleks kõik kõiges. See on taoline üheks saamine, mille võrdpildiks on näiteks mehe ja naise üheks lihaks saamine, ennast
täiuslikus andumuses andva ja teist täielikus avatuses vastu võtva armastuse läbi, mida kroonib sellest võrsuv uus elu. Või ka seesama pilt isast ja temas üles istuvast lapsest, kes on ühendatud taolise sidemega, mida ei olegi õigupoolest võimalik kirjeldada kellelegi, kes pole seda ise kogenud. Meie vaimulikus elus ja Jumala suhtes on loodetavasti vähemalt aeg-ajalt sarnaseid hetki. Mingil sõnul seletamatul viisil me kogeme ja teame, et nüüd on kõik hästi, sest me oleme koos. Koos temaga, kes on meid nõnda armastanud, et on oma ainusündinud poja meie eest andnud. Selle sama poja läbi, kes on ennast midagi vastu küsimata loovutanud selleks, et kinkida meile jumaliku armu täius ja tõelise elu üliküllus. Tõenäoliselt on need vaid üksikud ja enamasti vägagi üürikesed õndsuse hetked, tulevase igavese õndsuse eelmaitsmine. Selle õndsuse, millesse me kord loodame jõuda, eeskuju või märk praegu meie jaoks, on aga Neitsi Maarja ja pühakud taevas. Ja kuna nad on seal selles jumalikus täiuses juba nüüd, kui meie oleme alles teel, võime olla kindlad, et nad elavad ka täiuslikus, lakkamatus palves. See võib tunduda paljudele üllatavana. Neile, kelle jaoks palve tähendab vaid endale Jumala käest millegi küsimist. Kui see oleks nii, siis ei oleks pühakutel taevas enam palvet tarvis, kuna neil on kõik olemas. Aga nagu me ennist nägime, on palve midagi märksa enamat kui lihtsalt oma vajaduste Jumalale teatavaks tegemine, mis iseenesest olekski väga veider, kuna on päris kindel, et Jumal teab meie vajadusi mõõtmatult palju paremini kui meie ise. Nagu ma ütlesin, vastavad vaimuliku elu 3 astmele või tahule samasugused palve 3 astet. Võiksime neid piltlikult võrrelda Jeruusalemma templi erinevate sissepääsualadega. Kõige esimene ja välimine neist on paganate eesõu. Võiksime seda nimetada loomulikust Jumala tunnetusest, võib-olla isegi mitte teadvustatud ja isikulisest Jumala tunnetusest, vaid vähemalt alguses pigem teatavast ebamäärasest, millegi kõrgema ligiolu aimamisest lähtuvaks loomulikuks palveks, mis võib väljenduda näiteks hämmastuses Jumala loodu suuruse ja ilu üle, oma väiksuse või vastupidi, ka näiteks inimese vaimse suuruse tajumises ja sellest tulenevas kas hirmus või imetluses või mõlemas korraga. Samuti väiksematest või suurematest vajadustest või hädadest tõukuvas teadlikkus kellegi, kas või mingi nimetu kõrgema jõu poole suunatud appihüüdes või ka kaebuses. Taolisi nii-öelda paganate eesõue kuuluvaid palveid võib olla väga erinevaid ning mingil kombel vastavad need eespool kirjeldatud puhastuse astmele inimese vaimulikus elus. Inimene mõistab, et ta ei ole kõige, isegi mitte iseenda peremees, et ta sõltub kellestki või millestki ning üritab siis sellele arusaamisele vastavalt tegutseda. Nagu öeldud, võib see olla ka täiesti teadvustamata nii-öelda palve. Nagu näiteks see, kui keegi enne mõnda olulist ettevõtmist ütleb iseendale, mingu mul ometi hästi, või palub kedagi teist, et see talle pöialt hoiaks. See ei ole veel kristlik palve. Ja ometi
on see ka paljude kristlaste jaoks kõige tavalisem, sagedasem ja võib-olla vahel ka ainuke palve, mida nad üldse tunnevad. Nagu paljude kristlaste elu tegelikkuse juurde võib kuuluda ka see, et nad palvetavadki ainult siis, kui neil on selleks mingi ülalkirjeldatud vajadus. Näiteks on nad sattunud mõnda väljapääsmatuna tunduvasse olukorda, neil on mingid enneolematud vajadused või nad on millegipärast näiteks terviseprobleemide tõttu tõsiselt hirmul. Taoline arusaam on tõelisest palvest sama kaugel kui paganate eesõu templi kõige pühamast paigast, kuigi väliselt võivad nad ju üsna lähestikku paikneda. Järgmiseks astmeks oleks Iisraeli eesõu. Ma ei hakka siinkohal tegema vahet naiste ja meeste eesõuedel. Tegemist on palvega, mis rajaneb ilmutatud usul ning kindlal teadmisel ja selgusel, kes on see, kelle poole palves pöördutakse. Ka sellel palvel võib olla erinevaid vorme, vaadeldavast või vaatlevast palvest kuni kõige lihtsama ja tavalisema palumispalveni. Kindlasti on see eriti vaatleva palve puhul märksa lähemal sellele, mille poole peaksime mitte ainult palves, vaid kogu oma vaimulikus elus püüdlema. Sest meile on, nagu ennist valgustusest kõneldes nimetasin, avanenud uks, mille kaudu pääseme Jumala ligiolusse. Jumal ise on saanud üheks meie hulgast, et meie võiksime temaga üheks saada. Jumala poeg on saanud inimese lapseks, et meie võiksime saada Jumala lasteks. Veelgi enam, ta on loovutanud iseennast meie eest ristil surres ja meid isaga lepitades, et võiksime mitte ainult leida tee tagasi Jumala, oma looja ja isa juurde, vaid et võiksime teada, ta on meid vastu võtnud. Ta on meid juba oma sülle tõstnud ning hoiab meid oma armastavas embuses. Kui me ise selleks valmis oleme ning kui me tahame talle vastata armastuse ja usaldusega. Ütlen vahemärkusena, et minu poolt paaril korral nimetatud vaatleva ja sellega väga lähedalt seotud mõtiskleva palve puhul on kõige paremaks abivahendiks pühakiri. Eeskätt evangeeliumid, milles kirjeldatud sündmustesse ja meieni toodud issanda sõnadesse süvenemine lubab meil iseennast kõige selle keskele asetada. Üritada tõepoolest loetut oma vaimu silmadega vaadelda ja nendega, kellest need lood kõnelevad, isegi vestelda. Eeskätt muidugi Kristusega ja Jumala endaga. Siin jõuamegi nüüd 3. astme juurde, mille ma võrdsustaksin templi kõige pühama paigaga, kuhu vana seaduse ajal oli lubatud minna ainult ülempreestril ja sedagi vaid üks kord aastas suurel lepituspäeval, et seal asuvale lepingulaekale verd piserdades anuda Iisraeli rahvale tema pattude andeks andmist. Kristus on meid oma verega lunastanud. Temas on meile avatud tee armu aujärje ette ja see tähendab, et nüüd ei ole mitte ainult ülempreestril üks kord aastas, vaid meil kõigil alati võimalik viibida selles kõige pühamas paigas Jumala enda armu ja auhiilguse lakkamatus ligiolus. Kirjas heebrealastele kirjeldatakse seda meie uut olukorda järgmise võrdpildi abil. Teie ei ole astunud käega katsutava ja tules põleva mäe ligi, ei sünguse, ei pimeduse, ei raju, ei pasuna hääle ega niisuguse kõne kõla juurde, mille kuuljad palusid, et sellele ei lisataks ühtegi sõna, sest nad ei suutnud kanda seda korraldust. Kui ka loom peaks puutuma mäe külge, siis visatagu ta kividega surnuks.
ja see vaatepilt oli nii õudne, et Mooses ütles, ma olen kabuhirmus ja värisen. Vaid teie olete tulnud Sioni mäe juurde ja elava Jumala linna taevase Jeruusalemma juurde ja 10 000 inglite juurde, esikpoegade koguduse juurde, kes on kirja pandud taevas, ja Jumala kõikide kohtumõistja juurde ja täiuslikuks saanud õigete vaimude juurde ja uue lepingu vahemehe Jeesuse juurde ja piserdamisvere juurde, mis kõneleb paremini Aabeli verest. Olgem siis tänulikud, et me saame kuningriigi, mis ei kõigu, ja teenigem seepärast Jumalat talle meelepäraselt allaheitlikkuse ja aukartusega. Siin jõuamegi nüüd viimaks Maarja ja pühakute juurde. Ja ma arvan, et ega mul polegi vaja enam väga palju ütelda. Pühakud on need täiuslikuks saanud õiged, kelle kohta Heebrea kiri ütleb, et me seisame koos nendega Jumala püha palge ees. Olles juba jõudnud taevasesse õndsusesse ja täiusesse, nad mitte ei lakka palvetamast, vaid õigupoolest alles seal saavadki hakata tõeliselt palvetama. Muidugi on selle eelduseks, et nad ka oma maises piiratuses püüdsid palvetada nii täiuslikult, kui nad oskasid ja suutsid. Nagu näiteks Apostlite tegude raamatus öeldakse, et jüngrid olid püsivalt ühel meelel palvetamas koos Jeesuse ema Maarja ning naistega ja Jeesuse vendadega. Taevane õndsus seisneb Jumala vahetus nägemises, nii nagu ta on. Kõik on täiuslikult selge ning nii nagu Jumal on valgus ja temas ei ole mingit pimedust, on ka nendest, kes on koos temaga ja temas, saanud tõelised valguse lapsed. Samal ajal on nad aga jätkuvalt meiega. Ja eriti siis, kui astume palves Jumala ette või poeme lapsena tema sülle, võime teada, et nemad Jumalat palgest palgesse nähes palvetavad koos meiega ja meie eest. Olles ise jõudnud võitlusest igavesele võidupühale, elavad ja aitavad nad parimal võimalikul viisil kaasa meie võitlusele siin maa peal. Kuni meilegi kõlavad õnnistegija sõnad, sa oled olnud ustav surmani, ma annan sulle elupärja. Luterliku kiriku usutunnistuskirjade hulka kuuluvas 1531. aastal ilmunud Augsburgi usutunnistuse apoloogias öeldakse pühakute austamise kohta muu hulgas nõnda. Meie usutunnistus kiidab pühakute austamise heaks. Ja seda tuleb teha 3 viisil. Esimene on tänamine. Me peame Jumalat tänama selle eest, et ta on meile näidanud oma halastust, et ta on ilmutanud soovi inimesed päästa, et ta on andnud kirikule õpetajaid ja muid ande. Ja neid ande tuleb kõigiti esile tõsta, sest nad on ülimad ja kiita tuleb ka pühakuid, kes on neid ande ustavalt kasutanud, nii nagu Kristus kiidab ustavaid kaupmehi. Teine austamine kujutab endast meie usu kinnitamist. Kui me näeme, et Peetrusele anti tema salgamine andeks, siis see julgustab ka meid, nii et me usume seda kindlamini, et arm on tõepoolest patu vastu ülirohkeks saanud. 3. austamine seisneb kõigepealt usu ning sellest lähtuvalt kõigi muude vooruste jäljendamises, mida igal inimesel tuleb teha vastavalt oma kutsumusele. Samuti me oleme nõus sellega, et inglid paluvad meie eest. Me soostume sellega, et nii nagu elavad pühakud üldiselt paluvad kogu kiriku eest, nii paluvad nad ka taevas kogu kiriku eest. Pühakud ei ole taevas mitte sellepärast, et nad oleksid siin maa peal omaenda jõust, tarkusest, vooruslikkusest ja tublidusest suuri tegusid teinud, vaid seetõttu, et nad panid kogu oma lootuse Jumala armule, uskusid temasse, usaldasid ennast tema kätte ning püüdlesid täiusliku ühtsuse poole temaga. Tuletame meelde, mida Jeesus ütles vastusena küsimusele,
kes on suurim taevariigis. See, kes on valmis olema Jumala ees nagu väike laps oma isa ees. See on ka põhjus, miks pühakute palve taevas on nii väärtuslik. Inimesed küsivad tihtipeale, milleks üldse palvetada. Mis on palve mõte, kui me usume, et Jumal teab kõike ning oma ettehoolduses juhib kõike. Me ei saa ju ometi Jumalat kuidagi mõjutada ega oma palvega tema tahet muuta. Vastus sellele küsimusele ja selle aluseks olevatele kahtlustele on tegelikult väga lihtne. Jumalik ettehooldus ei määra mitte ainult seda, mis saab, vaid ka seda, kuidas ja millistel tingimustel üks või teine asi teostub. See tähendab, et Jumal näeb ette ka erinevaid nii-öelda võimalikkusi. Ja seega on palve äärmiselt oluline, kuna tegemist on Jumala enda poolt asjade kulgemise jaoks seatud tingimusega. Sellega on samamoodi nagu inimestevahelistes suhetes. Võtame näiteks abielu rikkumise. Kui üks mees rikub abielu ja tema naine sellest teada saab, siis on üsna mõistetav, kui naine tahab oma mehe juurest ära minna. Aga kui see naine oma meest armastab, siis ta mõtleb umbes nii. Kui mu mees nüüd oma tegu kahetseb, seda mulle siiralt tunnistab ja minult andeks palub, siis ma andestan talle ja meie abielu jääb püsima. Niisiis, kuigi nii-öelda otsustaja oleks sellisel juhul naine, sõltub tulemus ikkagi sellest, mida teeb mees. Võime tuua ka ühe väga kõneka näite pühakirjast. Kui Abraham palus Jumalat või nagu meile tundub, tingis Jumalaga, et Jumal ei hävitaks Soodomat, kui seal leidub kas või 50, 45, 40, 30, 20 või 10 õiget, siis ei olnud tegemist mitte sellega, et Abraham oleks mõjutanud Jumalat, kes on armastus ise, rohkemale halastusele, vaid vastupidi sellega, et nõnda palvetades Abraham ise taipas aegamööda, et issanda halastus ja suuremeelsus on palju suurem, kui tema oli alguses arvata osanud. Samal ajal siiski ka mõistes, et Jumala pühadus ei saa halastusele vaatamata või isegi selle sama halastuse pärast sallida pattu, vaid peab selle hävitama. Meie palve eesmärgiks ei saa olla Jumala tahte ega seadmiste muutmine, vaid vastupidi. Meie palve tõeliseks sisuks peab saama selle taotlemine, et kõik sünniks vastavalt Jumala heale ja armulisele tahtele. Täpselt nii, nagu Jeesus ise on meid palvetama õpetanud. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Niisiis on tõelise täiusliku palve eelduseks see, et inimese tahe saaks täiuslikult üheks Jumala tahtega. Et inimene ise saaks täiuslikult üheks Jumalaga. Kes on need inimesed, kes on juba saanud Jumalaga täiuslikult üheks ning kelle tahe ühtib täielikult Jumala omaga? Küllap te kõik juba teate vastust. Muidugi pühakud taevas, kes samuti, mitte ainult inglid üksi, näevad alati taevase isa palet, kui parafraseerida seda, mida Jeesus ütles väikestest lastest ja nende inglitest kõneldes. Maarja ja pühakutega koos palvetamine tähendab ühelt poolt nende palve, nende usu, usalduse, armastuse ja andumuse endale eeskujuks seadmist ja selle eeskuju järgida püüdmist. Teisalt aga tähendab see selle meelespidamist, et nagu meie,
nii on ka nemad sellesama ühe Kristuse ihu liikmed ning kogu see ihu ühes oma jumaliku peaga elab ja hingab lakkamatus palves. See tähendab hinge ja südame lakkamatus ülendamises Jumala poole täiuslikus andumuses. Armsad sõbrad, ma tänan teid, et võtsite aega minu mõtteid kuulata. Ma loodan, et need annavad teile ainest ka jätkuvaks mõtiskeluks ning aitavad meil kõigil usus, lootuses, armastuses ja ka palves kasvada. Ikka üha enam Jumala poja sarnaseks. Aamen.